Jätkame nüüd aga tervise teemal ning uurime, kuidas on seotud uni ning immuunsus. Unest rääkides tuleb alati mõelda sellele, et väljapuhkamine on eeldus selleks, et me võtame halvemini külge ägedaid viirusnakkusi ja niisamuti tuleb mõelda, et ka kroonilised haigused kipuvad ägestuma, kui inimene on pikaajalises unepuuduses. Teadusuuringud on näidanud, et isegi selline mõneöine kehvem uni kipub muutma meie keha mikroobide tasakaalu sellises suunas, et me kipume rohkem haigeks jääma. Aga mida saab inimene ise ära teha hea tervise nimel? Täiskasvanu unevajadus võiks olla selline 7–9 tundi, see on suhteliselt varieeruv ja keskmine 8 tundi suhteliselt peab paika. Kui nüüd me oleme enda jaoks välja mõelnud selle unevajaduse ja ka tunnetanud, et pärast 8-tunnilist und meie enesetunne on hea, välja puhanud, siis selleks, et säilitada sellist head und, oleks võib-olla üllatuslikult paljudele vaja alustada heast, õigest ärkamise ajast. See tähendab, et kui on unega probleeme, siis ärge keskenduge nii palju õigel ja ühel ajal magama minekule, kui tegelikult hoopis sellele, et hommikul peaks olema kindel ärkamise aeg paigas. Siis meie päevane selline väsimus hakkab õhtuks ilusti kuhjuma ja me suudame kenasti õhtul magama jääda. Teine nüanss, millega paljud täiskasvanud võib-olla ei olegi arvestanud, et õhtul enne magamaminekut võiks meil olla selline hea unerituaal või unerutiin, et keha tunneb ära, et nüüd on õige aeg magama minna. Hea oleks mitte kasutada alkoholi uneeelse lõõgastina, vaadata üle oma magamistoa keskkond ja kui nüüd on selliseid uinemisraskusi, siis ei tee paha ennast ka toetada ja oma unerütmi võib-olla näiteks melatoniinitootega ja samal ajal ka pidades silmas, et melatoniini sisaldust kehas tõstes, näiteks kas siis melatoniinitabletiga, peaks õhtuse valguse osas silmas pidama, et sellist nutiseadmes olekut, teleri vaatamist, üldse selline sinise valgusega ekraan ei ole hea õhtusel ajal, et see surub melatoniini alla, aga melatoniin on oluline aine, mis võimaldab meil hästi magama jääda.